mul on teatud mõttes isegi piinlik, kuigi see olukord siin hetkel näeb juba veidi parem välja, sellepärast et ma kutsun sind oma koju ja võib-olla veel üks pool tundi tagasi oli see lihtsalt täielik siuke nagu tuulispask oleks üle käinud. Kõik oli hästi sassis, sest siin on mitu käimasolevat projekti. Esiteks, nagu sa näed, mu koridoris on jalgratas. Ma ei näinud seda. Mu koridoris on jalgratas, õnneks on see pimedas, et seal nagu võib-olla pole hästi näha, mis on juppideks võetud, sest ma tahtsin tal vahetada ära, või täpsemini mul olid siin mingid väga koledad vanad porilauad, aga ma tahtsin sinna panna uued kenamad ja pakiraami ja ma rattapoes see mees, kes neid mulle müüs, küsis väga abivalmilt, kas sa tahad, ma panen peale ka. Ja siis ma ütlesin, et ei, mul ongi nädalavahetuseks projekti vaja. Ja siis ma eile mässasin nendega paar tundi ja nad ei ole endiselt veel mu ratta küljes. Okay. Nii et on ääretult suur tõenäosus, et ma lähen esmaspäeval sinna tagasi ja palun neid paigaldada ja siis siin laua peal on fotoaparaat koos kruvikeerete komplektiga. Kuna ma lähen paari nädala pärast jälle Kiievisse nädalaks ajaks, siis mul tuli seekord mõte, et ma tahaks Kiievis olles pildistada Kiievi fotoaparaadiga. Kunagi Arsenali tehases toodeti selliseid teise maailmasõja eelseid kontaksi kaamera koopiaid, mille nimi oli Kiiev. Ja ma tahaks selle kaamera kaasa võtta, selle pildistada. Ma ostsin selle just tegelikult mõned päevad tagasi suhteliselt hea hinnaga, aga mis selgus pärast seda ostu ja kui ma olin sinna juba filmi sisse pannud, et selle rangefinder süsteem, mis siis võimaldab fokusseerida, on tasakaalust väljas ja seetõttu ma olen ta korra lahti kruvinud, vaadanud, et lihtsalt seda parandada ei saa, nii et ma pean teda veel rohkem lahti kruvima, aga see on ka pooleli. Ja siis kolmas asi, mis mul siin toas laiali oli, et me kaaslasega mõtlesime, et me paneme siia maja nagu koridori rõdule välja lihtsalt siuksed nagu ongi väikese siukse nagu rõdulaua ja toolid. See tundus nagu selles mõttes lahe mõte, et siis saab kohvi juua, aga kuna see on üldkasutatud ala, siis ma ei ole nagu 100% kindel, et mul lastakse neid seal hoida. Keegi võib pahandada, nii et see on see kolmas asi, mis siin kõik kohad olid vahepeal mingi tige ja prügi täis. Aga nüüd vist ei olegi nii hull. Üldse ei ole. Ma poleks osanud kahtlustadagi, et siin mingisugune kaos valitses. Siin on mu poolikute projektide nagu selline nagu monument. Mind väga üllatab, et sa porilaudadest ma saan veel aru, aga et sa seda kaamera fookust üritad ise parandada, tundub mulle väga ambitsioonikas. Ma olen varem ühe Kiievi lahti võtnud, see enam ei tööta. Okay. Tähendab, ta ei töötanud ka enne, kui ma ta lahti võtsin, ta on 58. aasta kaamera, see spetsiifiline mudel on 80. aasta oma. Nii et nendel on ikkagi omajagu vahet, aga ma olen ühe Yashica fotoaparaadi nagu põhimõtteliselt korda teinud. See oli nagu selles mõttes isegi julgem lahti võtmine, et nendel pole elektroonikat sees nendel Kiievitel, aga Yashical oli meeletult igasuguseid ülipeenikesi juhtmeid ja väikeseid dioode igal pool. Nii et selle ma nagu suutsin lahti võtta ja kokku pane, nii et ta pärast töötas. Okay. Nii et tasub katsetada ja proovida, kui on hästi palju vaba aega. Ja sul on hästi palju vaba aega? Ei ole, sellepärast poolikult ongi siin kõik. Kuidas sul läheb? Ma saan aru, et sul on ka kodu on hetkel nagu kaost täis veel veidi. Ei, väga ei ole tegelikult mingit suurt kaost. Ma olen seekord delegeerinud asju, ühesõnaga kolimise periood on käimas ja tavaliselt see on väga süke ma ei tea, aega ja vaeva nõudev asi, aga seekord saime kuidagi niimoodi korraldatud, et meil on piisavalt palju abi, nii et tegelikult ei ole üldse olnud hullu. Ma ei tea, minu kaos seisneb selles, et meil on mäng välja tulemas. Ma arvan, et tänase seisuga mitu päeva meil on siis jäänud veel. Täna on Euroopa päev muide, nii et palju õnne sulle, Jim. Palju õnne ka sulle. Tänasel Euroopa päeval me salvestame siis 9. mail.
kõik inimesed teavad, et Laupäeval. 9. mai on Euroopa päev. nagu kõik inimesed teavad, siis tänase seisuga 12 päeva pärast meil tuleb mäng välja. Mis selle mängu nimi on? Selle mängu pealkiri on Zero Parades for Dead Spies. Kas see on kuidagi seotud Zero Dawniga? Ei, kui sa just ei taha väga, et see oleks sellega seotud. Okay. Ilmtingimata. Ma arvan, et ma ei saa keelata inimesi loomast seoseid, mis nende peas tahavad tekkida. Aga meie väike spiooni RPG on kohe-kohe välja tulemas ja käib tõeline lõpuspurt ja kõik annavad endast, mida anda on võimalik. Ja tegelikult on juba kuid olnud selline täiesti pöörane elutempo. Nii et see on peamine siuke möll, millele mina olen keskendunud, et kõik muu on, mul ei olegi olnud mingit muud elu tegelikult selle kõrvalt. Kas ma saan õigesti aru, et selle mängu demo on täna täitsa saadaval Steam'i platvormil, nii et kui inimesed tahavad proovida seda, siis nad saavad seda alla laadida? Ei, sa oled valesti aru saanud. Kurat, mina sain seda demo. See demo oli ajutine, okay. Sellele pääses ligi ajutiselt ja siis me võtsime selle maha ja nüüd tuleb lihtsalt oodata. Ma arvan, et natuke läheb nüüd aega, et seda osa ka monteerida, on ju. Mingi nädalake läheb kindlasti aega, et seda monteerida. Et väga võimalik, et selleks ajaks, kui see osa on meil väljas, on see mäng ka juba väljas ja saab täisversiooni ilusti. Siis me paneme lingiga saate märkmete juurde. No me võime panna selle viimase treileri lingi näiteks sinna alla, see kukkus päris toredasti välja. Mäng, mida mina mängin, on nii kaua juba lubanud järgmist uuendust, et see ootamine on nagu köki-möki. Sa räägid Valheimist või? Valheim on lubanud juba meid mingi aasta otsa, et kohe-kohe tuleb välja Deep North update ja nagu iga natuke tiisivad natukene, aga update'i veel ei ole. Aga Valheim on endiselt early access'is, on ju? Jep, juba mingi, ma ei tea, 6 aastat. Et jah. Mina olen ka lubanud sulle midagi Valheimiga seoses kunagi, aga ma ei tea, kas mäletad seda. No sa pidid ka minuga mängima tulema seda, aga see ei ole tulnud. Aga ma olen nagu harjunud sellega, et keegi ei tule minuga mängima Stardew Valley't, keegi ei tule mängima minuga Valheimi. Kuigi nagu see viis, kuidas ma Valheimi mängin, on põhimõtteliselt nagu 3D Stardew Valley mängimist. Ma olen teinud omale seal hästi nunnu maja, mis on piiritletud nagu aiaga ja seal mul on põld, kus ma kasvatan sibulaid ja porgandeid ja siis vahepeal ma käin kaevandustes kolle tapmas ja rauda kaevamas. Põhimõtteliselt mängin Stardew Valley't lihtsalt nüüd Valheimis. Ja mulle alati, kui sa mainid Valheimi, siis mulle meenub see üks kord, kui ma vaatasin su Valheimi streami, kus sa väga rahustava häälega jutustasid, mida sa seal teed ja mis toimub üldse su elus ja rüüpasid vahepeal kummeliteed ja siis samal ajal ekraanil ülivägivaldselt lõid seal mingi nuiaga mingeid hirvesid tükkideks põhimõtteliselt. Plahvatasid ja verd pritsis, et see oli kuidagi minu jaoks väga koomiline ja meelt lahutav stream. Ma olen tahtnud veel neid streame teha Valheimist spetsiifiliselt, aga ma ei ole neid teinud ja seal on 2 põhjust. Esimene neist on see, et keegi ei vaata mu mängustriime, mis tõttu nende tegemine on kuidagi selline nagu igav. Vaata, et nagu, kui ma võin lihtsalt niisama ka mängida, ma ei pea omaette rääkima, nagu ma oleks veits paigast ära. Nagu, et ma räägin inimestega, keda tegelikult ei eksisteeri, et sellel on tavaliselt ka mingi diagnoos. Aga teine põhjus, ma isegi ei tee nalja, see on legitiimselt nagu üks nendest põhjustest on see, et see mäng põhimõtteliselt hoolimata sellest, kui kaugele sa seal jõuad, eeldab enam-vähem ikka, et sa käid neid nagu metssigu ja hirvi nottimas ja see on nii nagu ebameeldiv mulle, et nagu kuidagi nagu hirve maha löömine. Et kuigi ma seda seal mängus tegema pean, siis ma ei taha seda nagu striimida, et näete, vaadake, kuidas ma hirvi notin, see tundub vale. Okay. See ei tundu nagu moraalselt õige seda striimida. Aga mille poolest see erineb näiteks sellest, kui sa Stardew Valley's käid kalal? Kas see on lihtsalt asi on selles, et ühes see näeb lihtsalt verisem ja nagu grotesksem välja? Või... Jaa, natukene.
jah, sest huvitaval kombel Stardew Valley's oli päris alguses, või noh, seda mängu ju arendas ka üks arendaja nagu aastaid ja seal oli erinevaid mehaanikaid. Üks mehaanika, mida ta kaalus mingi hetk, oli see, et kuna sa saad seal kasvatada, eks ole, sigu ja kanu ja lehmi ja nii edasi, et siis sa saad ka nagu toota liha justkui nagu see on nagu põllu või nagu talupidamise üks osa. Aga ta otsustas, et kui sa nagu võtad omale seal lehma ja paned talle nime ja nagu kasvatad ja hoolitsed ta eest ja et siis kuidagi nagu seda maha nottimine tundub nagu vale, mis tõttu seda mehaanikat seal mängus ei ole, et Stardew Valley's sa saad osta omale sea ja kasvatada teda ja ta leiab sulle trühvleid ja see ongi see mehaanika ja siis, kui sa seda siga enam edasi võid ta maha müüa. Aga seda võimalust, et sa sellest näiteks liha toodad ei ole, aga sul on õigust, kala saab püüda ja seda kala saab süüa seal mängus, nii et teoreetiliselt ikkagi nagu mingisugune küsimus tekib. Valheimis saab ka kala püüda ja Valheimis nagu see loomade nottimine on nagu selline läbivam, aga ma ei tea, see Stardew Valley nagu kala püüdmine tundub nii irdunud reaalsusest ja need kalad ei plahvata ka kunagi. Ja see tundub mulle teine asi. Ma ei ole ka streaminud nagu väga ammu Stardew Valley't, kus ma siis nagu neid kalu püüaks. Ja arusaadav, see probleemi teine pool on täiesti mõistetav mu jaoks. Esimene pool samas on natuke sükke muna ja kana probleem minu meelest. Et ma pean streamima hakkama, et mind vaadataks. Nojah, sest et ainult nii see vist võimalik ongi, kui sa teed seda järjepidevalt. Vähemalt ma olen kuulnud, et nii see käib, kui ma olen kuulanud erinevaid striimijaid, kui nad räägivad oma teekonnast, et siis see peab algama sealt, et sa pead esiteks järjepidevalt striimima. Mul peaks olema siuke nagu kindel aeg, et siis kõik saaksid mind nagu vaadata ja mul saaksid tekkida jälgida. See on tõsi muidugi, jah. Võib-olla ma peaksin lihtsalt ühest otsast pihta hakkama. Panema paika aja ja siis streamima. Aga siis ma peaksin ikkagi mingi muu mängu leidma, sest Valheimi nagu see sigade peksmine mulle ei tundu nagu, mulle ei tundu moraalselt õige. Mis tekitab sinus ahvatluse olla striimer ja koos publikuga mängida mingeid mänge? See kuulsus ja nagu glory, mis sellega kaasa tuleb. Sellega ei kaasne ju erilist kuulsust ega glory't. Kas sa oled näinud neid nagu kuulsaid mängustriimereid, vaata kui ägedad nad on? Mul ei tule ühegi nimi praegu meelde. Ei no, ma jälgin mõningaid striimereid küll ja ma olen neid aastaid jälginud ja nad ongi ägedad ja tekib mingi nagu öeldakse siuke parasotsiaalne efekt. Nagu ka podcastide jah, et sulle hakkab tunduma, et nad on nagu osa su sõprusringkonnast peaaegu. Me ei ole mingi teie sõbrad kallid kuule. Ja absoluutselt. Lihtsalt, et ei tekiks nagu vale aru saama. Et see ei ole parasotsiaalne see, mis siin toimub, vaid see on päris sõprus või? Ma ei julge nüüd enam öelda, sest muidu ma nagu ütlen asju, mis ei ole nagu tegelikult võib-olla positiivsed maailma mõttes, aga jätka, vabandust, ma segasin sulle vahele. Ei, et see ongi väga lahe, aga ma ei tea, kas see on nagu nii glamuurne, kui sa praegu lühidalt kirjeldasid. Mulle tegelikult nagu žanri mõttes meeldib palju rohkem selline kergelt monteeritud nagu mänguvideo. Minu lemmik YouTube'i kanalid, mida erinevad inimesed teevad mängude kohta, näiteks Real Civil Engineer, mida ma olen siin ka varem mitu korda maininud ja temal on sellised nagu väga hästi kokku lõigatud mänguvideod ja ma usun, et see nagu toimib hästi palju paremini, aga see eeldab nii seda, et sa mõtled välja mingi narratiivi, mille ümber sa selle video ehitad, see eeldab päris palju eeltööd, päris palju järelmontaaži. Üks ideaalsemaid näiteid sellest on minu meelest see, kui Rein Soobel tegi Puhata ja mängida saates sellise nagu ülevaate videomängust The Long Dark, mis on siuke nagu kergelt nagu legendaarne isegi, ma ütleks Eesti mängu review video, kus ta nagu loob narratiivi ja räägib nagu, et nagu räägib, kuidas seda eesti keeles öeldakse, first person view nagu mina jutustaja. Jah,
jutuste Vaatest, vormis sellest, kuidas ta nagu ärkab üles kuskil ja siis hakkab vaatama ja leiab oma kaaslase noh, leiab siin surnult või võtsin talt salli ja see hoidis mul sooja terve õhtu. No hästi nagu väga ägedalt teeb seda, et mulle siuke žanr meeldib, aga selle tegemine nagu see sobitub mulle siia nagu pooleli olevate projektide kaosesse väga hästi, aga nagu valmis need kunagi ei saaks. Ma ei tea, kas ma rääkisin sulle, et ma üritasin mingi hetk isegi teha nagu sotsiaalmeediakanaleid, kus ma iga päev loen ette luuletuse. Ma mäletan seda. See kestis umbes nädal aega. Ma märkasin seda, jah. Ma üks päev mõtlesin, et kus on luuletused ja siis järgmine mõte oli, et Ivol ilmselt tuli mingi uus ja parem mõte. Ei tulnud uut paremat mõtet. Ma ei suutnud lihtsalt üleval hoida seda. Ratas on juppideks võetud lahti, mingi fotoaparaat vedeleb laua peal, mille fookus on vaja korda teha. Ja. Mingisugune kohvinurgake tekitati rõdule. Et siin on iga päev on uus projekt. See on nagu sõbrustaks Leonardo da Vinci'ga. Siuke tunne. Ma olen nii meelitatud sellest võrdlusest. Et jumal teab, mis sa homme välja mõtled. Helikopteri, mis päriselt ei lenda, aga on ilus joonistus. Jah, näiteks. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulete saadet Popkulturistid. Meil hakkab saama täis 10 aastat sellest hetkest, kui me seda saadet esimest korda salvestasime ja siis meie kuulajateni tõime. Ja mul on tunne, et me peaksime selle puhul midagi ägedat tegema. See kõlab nagu ma hakkaks ette valmistama seda, et ma nüüd räägin teile, meie kallid kuulajad, seda, mida me tegema hakkame. Aga see nii-öelda saate intro pool ilmselt juba näitas, et seda aega selleks, et seda nagu läbi mõelda ei ole seni veel olnud. Aga meil on erinevaid mõtteid ja me tahaksime seda teha ikkagi kuskil sellisel sünnipäeva lähedasel ajal, mis on meil jaanipäeval, aga jaanipäeval ilmselt te tahate olla oma lähedaste ja peredega, mitte meiega. Me saame sellest aru, see on okei. Aga me leiame seal ilmselt mingi hetk peale jaanipäeva, võib-olla juuli alguses mingi hetke, kuidas seda sünnipäeva tähistada. Üks asi, mis mulle meenus just praegu, kui ma sellest rääkisin, oli see, et kas sina mäletad meie sõsar podcasti, kellega me alustasime samal ajal? Loomulikult, ma siiamaani ootan uut osa. Vaba mikrofon. Vaba mikrofon. Äkki me peaksime tegema sünnipäeva koos vaba mikrofoniga kuidagi? No sellel mõttel on jumet. Ma ei tea, kas mõni vaba mikrofoni kunagistest saatejuhtidest enam kuulab meid, aga mõelge selle peale. Kallid vaba mikrofoni noormehed. Siiamaani mäletan, kuidas vaba mina sain oma tehnika uudised vabast mikrofonist. See oli hea saade, mulle see väga meeldis. Näiteks selline äpp nagu Volt, mida võib-olla meie kuulajad on ka kasutanud. Toidu tellimise äpp. Selle olemasolust ma sain teada sealt podcastist, ma mäletan nad laivis proovisid, kuidas on Volti kasutada ja kirjeldasid seda kogemust, siis kirjeldasid seda toitu, mida nad seal sõid. See kõik väga tore. Ma olin kurb, kui see kõik lõppes. Lõppes liiga vara. Aga ma arvan, et sellest oleks nagu, see võiks olla päris tore. Mulle see meeldiks. Vaba mikrofoni üks saatejuht Ronald Liive just hiljuti oli väga aktiivselt igal pool meedias, sest ta tegi koos Delfiga eksperimendi, kus ta võttis 2 inimest, lihtsalt niimoodi, kes olid nõus ja näitas, kui palju isiklikke andmeid on võimalik tunni ajaga inimeste kohta nagu internetist leida, alates siis nagu isikukoodist, aadressist, laenuhüpoteekidest, varasematest abieludest, millal lahutati, nagu üsna detailideni välja seal ühe puhul, et millal viimati Venemaal käis, terve hulk nagu suhteliselt ikkagi sellist infot, mille puhul tõenäosus on, et sa ei tahaks, et see info oleks kuskil nagu internetis vabalt leitav ja teine pool on see, et sa lihtsalt nagu ei teagi tegelikult, kui palju seda kõike sinu kohta väljas on. See oli selles suhtes hästi huvitav, et ma ei ole kunagi ise olnud ma ei ole kunagi nagu eeldanud, et kõik info, mis minu kohta internetis on, oleks kuidagi
eraviisiline, minu telefoninumber näiteks, eratelefoninumber on üsna lihtsalt leitav internetist, sest ma olen seda aastaid kasutanud töönumbrina. Aga see kuidagi nagu selle kõige nägemine sellises väga kontsentreeritud viisil, kuidas sa seda inimesele ette loed, on hästi huvitav ja mida see nagu kuidagi eriti pani mõtlema, on see, kui palju ma praegu viskan erinevatesse AI chatbotidesse, veel enam nagu isiklikku infot, et ma ei kirjuta sinna, et tere, minu nimi on Ivo, ma elan siin, palun tee mulle seda ja toda, vaid nagu suvalistel hetkedel mingeid e-kirju sinna pastides või mingeid tekste paludes parandada või mingeid nagu küsimusi, kas või mingi tehnika kohta, asjade kohta, nagu see andmebaas, mis sinna lõpuks koondub, on üllatavalt detailne, ma saan. Kust seda lugeda näha sai? Ma panen meie saate märkmetesse lingi ka, kas oli siis Geenius, kus Ronald töötab, tegi koostöös Delfiga sellise nagu väikse video ja sealt videost siis oli näha seda. Tema kusjuures veel ei kasutanudki mingeid nagu keerulisemaid, tähendab, levib ka selliseid seadusevastaseid andmebaase, kus infot on nagu varastatud ja kokku koondatud või siis nagu pandud kokku erinevatest mitte seotud andmebaasidest, et seda ta ei kasutanud, ta otsis avalikust internetist, aga võt sinna juurde veel mõelda selle peale, et et avalikust internetist saab seda kõike ja siis on veel terve see hulk infot, mida erinevatel nendel AI andmebaase koondavatel ettevõtetel seal alates Metast kuni, eks ole, kõikide teisteni, et kui palju seda infot tegelikult sinu kohta on. See pani mind sügavalt mõtlema tehnika üle, aga see ei ole kuidagi minu käitumist muutnud. Ja tõenäoliselt ei muuda ka, see ongi see kõige masendavam osa selle. Sest et lõpuks kõige peale ei jõua mõelda ja enne kui midagi halba ei juhtu, on väga raske, vähemalt mul isiklikult, tajuda mingit ohtu. Mul on täiesti ükskõik tegelikult, mis infot mu kohta levib, seni kuni see ei ole mingi siuke info, mis nagu väga selgelt ja otseselt saaks mulle nagu kahju teha, kui see valedesse kätesse satub. Me oleme siin saates rääkinud varasemalt mitmel korral nendest AI tööriistadest ja me oleme isegi siin ju katsetanud, eks ole, loonud neid pilte, kui need esimesed suuremad pildigeneraatorid tulid, oleme teinud laule otse-eetris nende kõige kuulsamate laulugeneraatoritega ja rääkinud, mida see kõik nagu kaasa toob ja üldiselt ma olen pigem väljendanud alati siin negatiivseid tundeid nagu nende arengute osas. Kuigi alati, kuna ma olen ikkagi mitmes mõttes selline tehnoloogia entusiast, siis sellega kaasneb ka teatav selline huvi aspekt. Aga ma tahtsin sult uurida, et selle kõige juures, kui palju sa ise kasutad praegu neid erinevaid tööriistu ja mis kontekstides? Ma ei kasutagi neid. Sa ei ole läinud selle peale, et sul oleks siuke ChatGPT või mingi Claude'i konto? Ma ühesõnaga meil käis kodus ka arutelu sel teemal, sest et mul lapsel koolis hakkab AI mängima suuremat rolli juba lähitulevikus ja kas see on seotud selle Eesti TI hüppega? Seoses TI hüppega, jah. Ja ühesõnaga, et see teema on olnud meil õhus, aga üllatuslikult, mulle endale üllatuseks tegelikult, mul on üsna ükskõik ja ma ei tunne puudust AI-st. Vahepeal oli mingisugune, ma ei tea, nädalapikkune periood, kus ma üritasin leida õiget pilti seinale, lihtsalt, et teha hubasemaks tuba ja siis ma proovisin AI abiga sinna paigutada erinevaid graafilisi töid ja siis üritasin vannitoas vaadata, et milline, ma ei tea, valamukapp sinna sobiks või mis iganes. Ja siis see sai tehtud ja siis see möödus, et ühe huvitava asja ma sain AI abiga ära teha. Või mulle see oli huvitav, ma ei tea, kui huvitav seda kuulata on, kui ma nüüd seda kirjeldan, seda projekti, aga põhimõtteliselt oli, ja see oli siuke asi, mida ma arvan, et ma poleks lihtsalt guugeldades ära lahendada saanud, et selles mõttes see nagu avas mulle AI, ma ei tea, võimekust natukene või seda, kui hea abimees see saab olla mingites olukordades, kuna see hekseldab läbi nii suuri infopankasid ja
ja suudab nagu inimkeeli tuua minuni need vastused, mida on vaja. Aga ühesõnaga kunagi aastaid tagasi ma kuulasin ühte huumori podcasti. Ma arvan, et paljud inimesed teavad seda, sest see on üks kõige kuulsamaid nalja podcast'e, see on McElroy vendade My Brother and I vist on see pealkiri. Ja seal oli ühes osas oli üks naljakas koht. Ja siis mul oligi nüüd lambist mitu aastat hiljem, nüüd hiljuti siis on ju, meenus mulle see naljakas koht. Ja noh, need McElroy vennad on väga järjepidevad olnud oma podcasti tegemisel, nii et nad on aastaid seda podcasti teinud. Neil on nagu tõesti sadu ja sadu osi salvestatud, et seda materjali lihtsalt nagu uuesti hakata läbi kuulama selleks, et seda ühte nalja üles leida. Noh, see on nagu liiga aeganõudev ja crazy projekt, mida üldse ette võtta. Nii et AI abiga põhimõtteliselt, AI-ga vesteldes ma kasutasin ChatGPT-d. Ma hakkasin AI-l küsima, et kuule, et ühes kunagises McElroy vendade podcasti osas oli mingi süke nali, seal oli umbes süke lause, mida see üks vend ütles, mille peale teine vend ütles midagi sellist nagu, ja siis kirjutasin, mida see teine vend ütles. Ühesõnaga, täpselt nii süke udune prompt mul oligi. Nagu sõbrad küsid, et mäletad, kunagi oli see mingi Simpsonite osa, seal oli mingi süke asi. Naljakas asi. Ja ma ei tea, ma arvan, et kulus mingi 10 minutit võib-olla ja AI abiga ma leidsin täpselt selle osa üles ja mitte ainult ma ei leidnud selle osa üles, vaid ma leidsin üles ka selle koha selles, ma ei tea, tunni aja pikkuses osas, täpselt selle õige koha, kus see nali siis tehti. Ja ma sain selle üle kuulata uuesti pärast, ma ei tea, 7 aastat või midagi sükest. Ja see tundus mulle väga lahe. Ma mõtlesin, et vau, okei, see on nüüd nagu päris lahe. Et AI võib minu eest läbi kuulata nagu, ma ei tea, 500 või mis iganes, 800 podcasti osa ja leida üles täpselt need 10 sekundit, mida ma otsisin. Ja ma ei mäletanud veel ju sõna-sõnalt isegi seda teksti, vaid lihtsalt niimoodi ähmaselt, et mida keegi enam-vähem ütles. See oli päris lahe, aga siis ma hakkasin mõtlema, et okei, ma ei tea, kas selle nimel on mõtet nagu kõiki neid ressursse kasutada, mida AI kasutamine nõuab. Ma andsin veel mingisuguse soovi, taotlesin ChatGPT-lt, et ta annaks mulle energiasäästlikke vastuseid, siis ta hakkas mulle rohelise lehekesega vastuseid andma, et see vastus on energiasäästlikum. Ma praegu sulle täit infot siia ei pane, sest sa palusid, et ma säästaksin energiat, roheline leheke. See meenutab nagu neid inimesi, kes kirjutavad endiselt veel oma nagu e-kirjade allkirjadesse, et palun säästa loodust ja ära prindi seda e-kirjast. Nagu, kellel on printerid? ja. Nii et ma ei tea, aga sinna paika mu AI kasutaja karjäär ka jäi. See on väga huvitav ja teatud mõttes isegi ma pean tunnistama, et üsna selline kadestusväärne selle tõttu, et kui ma nagu ise mõtlen, mul on nende tehisintellekti või noh, antud kontekstis siis generatiivse või ma ei teagi, kuidas eesti keeles tõlgitakse, loov AI või. Kuigi see loov annab talle nagu justkui mingisuguse sellise oreooli, mida võib-olla ei oleks vaja. Aga mul on sellega nagu hästi vastuoluline suhe, sest noh, kõik see, mis ma varasemates saadetes olen nende murede kohta väljendanud, ei ole nagu kadunud ja pigem noh, kõik see, mis Ameerikas toimub, millest me ka oleme pikalt rääkinud ja OpenAI veel eriti Sam Altmani juhtimise all, et noh, kõik need firmad nagu tunduvad nagu evil, nagu väga mitmes mõttes ja seetõttu nende toetamine, eriti otsene rahaline toetamine ja kasutusega toetamine on hästi vastuoluline. Ja või noh, isegi mitte, see tegelikult selles mõttes ei ole vastuoluline, see on lihtsalt vale, noh, nagu väga mitmes mõttes. Ja teine pool on see, et ma pean tunnistama, et noh, nagu ta muudab sisu halvemaks. Delfi siis toimetuse juhid, seal, ma ei mäleta täpselt, kes need olid, vist äkki üks oli Erik Moora, kirjutasid artikli Delfisse selle kohta, kuidas arvamustoimetusse tuleb tekste nagu
hästi suures osas peaaegu täielikult AI-ga genereeritud. Eks nagu arvamustoimetus hommikust õhtuni sinna inimesed saadavad oma tekste, et neid avaldatakse. Nüüd esiteks mass on suurenenud, sest sa ei pea enam nii palju vaeva nägema, teiseks need nagu tekstid on halvad. Ja nagu see küsimus, mis neil ka tekib, on sellega, et kui palju me peame hakkama nagu teie kehva AI genereeritud teksti ümber kirjutama inimlikuks ja kas see peaks olema meie ülesanne, eks ole. Ja rääkimata siis sellest, et vähemalt minu enda isiklikus vaates kirjutamine on mõtteprotsessi osa. Nagu minu jaoks saavad minu enda mõtted selgemaks, kui ma neid välja kirjutan, toimetan, läbimõtlen, uurin. Kui ma nüüd nagu kaotan täielikult ära nii selle poole, et mul on lihtsalt üks mõte, ma kirjutan selle kuhugi mootorisse, lasen tal genereerida mingi vastuse, siis see piirab väga otseselt minu mõtlemise ühte kitsasse nagu kohta ja selle läbi ma tegelikult ei uuri juurde nii palju asju, mida ma muidu teeks ja mu enda mõte ei saa selgemaks, sest ma ei kohenda seda nii põhjalikult. Aga teine pool sellest on see, et ma olen ka täheldanud ja ma olen rääkinud näiteks programmeerijatega, kellel tundub hetkel olevat sama mure, et kui sa oled nagu tõsine programmeerija täna ja sa ei kasuta neid AI tööriistu, siis see on ääretult tõsine oht sinu nagu tööalasele võimekusele tulevikus. Ehk siis tõenäoliselt sinult oodatakse sinu karjääris juba täna, aga kindlasti aastate pärast seda, et sa oleksid võimeline neid tööriistu hästi efektiivselt kasutama. Kui sa seda ei tee, sa lihtsalt ei konkureeri enam oma erialal. Ja väga paljuski on sama minu nagu sellise, täna ma tegelen sellise nagu konsultatsioonitööga, kus kõik nagu konkurendid väga suurel määral neid tööriistu kasutavad, see aitab paljusid protsesse nagu tõhustada, kiirendada ja ma tajun ka nagu endal seda pidevat survet, et just andmeanalüüsiks, nagu sa ka üks hetk siin just nagu mainisid, et suuri andmemassiive läbi töötada, mustreid otsida, alustada kuskilt uurimustööd, nagu vanasti läksid Vikipeediasse ja lugesid kõigepealt selle Vikipeedia artikli läbi, siis hakkasid vaatama, mis need viited on ja sealt nagu kuidagi edasi, et väga paljuski kõik sellest algab täna nende tehisintellekti tööriistudega. Ma küll nagu pean tunnistama, et ma kasutan neid igapäevaselt, kuigi kõik need teised mured, mida ma siin alguses rääkisin, pole kuhugi kadunud ja selle tasakaalu leidmine muutub iga kuuga isegi nagu mingis mõttes raskemaks. Muidugi selle kasutamine on mind muutnud ääretult nagu negatiivselt meelestatuks igasuguste AI tekstide suunas. Sa näed neid hästi palju igal pool. Ja siis kui sa nagu mõtled, et see on avaldatud, siis küll tekib korra selline tunne, et okei, mul on nagu igati fine, et sa nagu oma tööd alustad seal, aga äkki sa nagu näed nii palju vaeva, et see tekst oleks lõpuks sinu tekst. Et see on nagu olnud huvitav. Ja ma ei tea, ma arvan, et mul on olnud selles mõttes õnne lihtsalt, et ma ei pea tööalaselt ja ma ei saagi tööalaselt kasutada AI-d, sest et minu peamine töö ikkagi igapäevaselt on kas kirjutada või lavastada ja ma ei saa töötada näitlejatega niimoodi, et ma kasutan AI-d, ma ei saa nagu AI-lt küsida, et mida ma sellele näitlejale ütlen, et ta paremini näitlema hakkaks. Et see on umbes sama nagu, ma ei tea, psühholoog või massöör, läheb vahepeal arvutisse ja küsib nõu, et mis ma, ma usun, et psühholoogid tänapäeval juba küsivadki mingil määral nõu. Kindlasti on neid, kes küsivad. Jaa, aga kindlasti mitte nagu sessiooni ajal. Võib-olla sessiooni ajal on natukene kahtlane. Nii, mis teil viga on? Peavalu, kõht valutab ka. Gemini, mida sina arvad? Ma ei oska praegu mitte midagi kosta siin. Mul on tunne, et teil võib olla üks kahest. Et ja kirjutamisega samamoodi, sest et ma viimased 7 aastat ikkagi olen olnud mänguarendusmaailmas peamiselt ja seal on viimasel ajal olnud väga tuliseid ma ei tea, vaidlusi ja debatte sel teemal, et mida AI mängutööstusega teeb, sest et on erinevaid selliseid suurkorporatsioonide osanikke ja omanikke, kes väga tahavad kogu aeg kasumit kasvatada ja tahavad optimeerida seda kulusid ja tulusid ja tahavad lahti saada inimestest, kellele tingimata ei pea enam palka maksma, sest et AI teeb selle töö ära ja nii edasi, aga see on andnud seni ikkagi väga nagu isegi mitte keskpäraseid, vaid nagu alla selle tulemusi. Üks asi, mida ma ise olen nii kogenud kui ka
uurimustöödes näinud on, et jah, on firmasid tõesti, kes on üritanud seda teha, et nad kasutavad vabandust, et meil on nüüd AI tööriistad, järelikult me saame hulga eksperte lahti lasta, eriti just nagu junior eksperte või inimesi, kes on pigem oma karjääri alguses. Aga tegelikult see nagu hetkel kindlasti veel ei toimi väga paljudes kontekstides ja mida rohkem on tajuda ja näha, on see, et ühele sellisele nagu tõsiselt tugevale eksperdile, vanemarendajale, inimesele, kes on nagu oma valdkonnas ülitugevalt sees ja väga motiveeritud sellega tegelema, on see AI pigem nagu sihuke halvas mõttes supercharger, et ta võimaldab nagu palju rohkem teha ja selle läbi ka palju vähem puhata. Et see ei ole selline asi, et nüüd nagu hea ekspert suudab AI abil oma tööd väga palju tõhusamalt teha, see on tõsi, aga see ei too tagasi tunde nagu puhkamiseks, vaid see võimaldab rohkem teha. Nii et keegi just rääkis ka, et see pigem on niimoodi, et see nagu jätkad õhtul tööd, siis on sul see AI, mis ei väsi kunagi kõrval ära. Ja iga kord, kui ta sulle nagu mingi asja ära teeb, siis ta küsib, et okei, et siit võiks nüüd seda edasi vaadata, kas sa tahad seda ka teha. Ja niimoodi sa võid jääda nagu ise ka lukku sellesse protsessi, et sul on endal näiteks mingi tõsine huvi, mingi analüüsi vastu, siis sa jäädki seda tegema, sellepärast, et su see nagu partner jutumärkides ei väsi ära. Ta pigem ei tekita olukorda, kus sul nagu järsku on vähem tööd, vaid ta tekitab olukorra, kus sa teed palju rohkem, sest sul on efektiivne tööriist. Aga kirjutamise osas ma tegelikult mõtlesin selle peale, ma mäletan, kui me veel Raadio 2 töötasime, sa kirjutasid just näidendit ja sa uurisid päris palju. Mul ei tule selle näidendi nimi meelde praegu, ma vabandan juba ette ära, aga sa uurisid nagu, ma ei mäleta mingi psühhopaatide käitumise kohta hästi, et kas see ei ole selline koht, kus sa nagu saad lasta AI-l nagu käituda nagu mingisugust tüüpi tegelane mingisuguses ajastus ja siis küsida, et okei, et mida sa selles kontekstis teeksid või kuidagi uurida seda nagu mingisuguse inimese konteksti või sinu jaoks sellesse minek ikkagi eeldab sellist nagu põhjalikumat ajaloo uurimist, õppimist. Ma arvan, et see sõltub, tähendab see, mida sa kirjeldad, on kindlasti mingisugune protsess, mida mingis kontekstis on täitsa põnev võib-olla teha mõnel autoril, sõltub, mille kallal ta parasjagu töötab. Lihtsalt, ma arvan, et nagu siukse nagu uurimustöö tööriistana on AI või võib AI olla vägagi tõhus ja siuke hea tööriist, aga mis puutub kirjutamisse endasse, siis vähemalt nii nagu mina kirjutamist mõistan või see, mis mõte üldse kirjutamisel minu jaoks on, et seal nagu väga kaugele ikkagi lõpuks ei saa, ei jõua kuidagi AI toel või näiteks näidendit kirjutades võib ju ette kujutada et teeme mingit rollimängu, et ma mängin ühte tegelast ja ma palun AI-l mängida teist tegelast ja me kuidagi koos improviseerides siis kirjutame käigu pealt stseene, millest kokku tuleb võib-olla näidend, on ju. Ma arvan, et seda kindlasti juba tehakse ja see annab, ma ei tea, mingeid tulemusi või ma ei tea, milliseid tulemusi, sest ma ei ole ühtegi sellist lavastust veel ise näinud. Aga näiteks kas või praegu on ju Tütargaleriis siin Põhja-Tallinnas on näitus, fotonäitus, kus osaleb ka üks fotokunstnik, kelle nimi mul praegu meeles ei ole, aga tema tööd uurivad seal feminiinsust ja selle ja kuidagi naise keha kui objekt, mida siis kuidagi kunstis on ju siis esitletakse ja vaadeldakse, et ta on seal moonutanud neid naise kehasid AI-ga niimoodi, et need fotod, mida seal saab näha, ma isegi ei tea, kas ta on söötnud sinna sisse algmaterjalina mingeid oma fotosid või ta nullist lihtsalt lõigi need fotod jutumärkides AI abiga. Aga siis muutubki see AI kasutamine just nagu osaks sellest kontseptsioonist või sellest otsingust, on ju, et ta ei ole mitte ainult selline nagu uurimustöö vahend või abiline, vaid see muutub osaks sellest kunstist endast. Ma arvan, et see on igati loomulik, et me praegu siukses kohas oleme, et see on nagu mingisugune
tulnukate poolt siia maale visatud tööriist, mida siis me ahvikesed siin nagu nüüd nagu uurime niimoodi lähedalt ja nuusutame ja katsume ja siis vahepeal üritame sellega kopsida erinevaid asju ja vaadata, et mis juhtuma hakkab, et me vist oleme veel sellises nagu harjumise faasis ja sellepärast on ka arusaadav, miks AI ise ei ole lihtsalt mingi neutraalne tööriist, mida me kasutame ja mis siis lõpptulemusest nagu kaob ära või kuidagi, et me ei saa lõpptulemuses aru, et siin on AI ka mängus olnud, vaid see muutub nagu osaks kogu sellest otsingust, et näed, siin me kasutasime AI-d ja juhtus siuke asi ja see on nüüd osa sellest sõnumist, mida me tahame edastada või mis iganes. Ma ise ei ole oma loomingus lihtsalt, mind ei huvita võib-olla AI sellise nurga alt päris. Kuigi mine tea, ma ei tea, ma ei saa midagi välistada, et võib-olla mida rohkem see saab osaks meie elust, siis mingil hetkel tundub ka võib-olla totakas kuidagi vältida siis jube püüdlikult AI mainimist või selle kasutamist või mis iganes, et lõpuks on võib-olla sama nagu elekter või ma ei tea, vesi, et et sa pead, see on loomulik, et igas loos see on nagu olemas mingil kujul. No see juba fakt, et eks ole, tütrel tuleb koolis hakata AI programme läbima, et see kõlab umbes sama nagu integreeritud ühiskonda, kui et meie sinuga õppisime Wordi ja Excelit kasutama. Jah, võib-olla jah. Et mingil kujul see kindlasti nagu mõjutab neid lugusid, mida me tänasel päeval saame jutustada, sest et ma mäletan, kui mobiiltelefonid said, kui mobiiltelefonid jõudsid kõigile taskusse, siis oli kirjandusmaailmas mingil määral, ma ei tea, mingi peataolek natukene, et et see nüüd muudab nii drastiliselt seda, milliseid lugusid me üldse saame jutustada, sest et et kõik tegelased saavad kogu aeg teoreetiliselt üksteisega nagu ühenduses olla ja see kohe võtab ära teatava mingisuguse siukse teadmatuse ja müstika ja mingi kauguse, mis nagu varasemates lugudes alati ei ole olemas, et et ma ei tea, et keegi lubas kellegagi kuskil kokku saada, aga ei olnud võimalik igal momendil kontrollida, et kas ta ikka jõudis oma bussi peale, kas ta on juba teel ja kas me ikka saame kokku ja nii edasi, et oli mingi, ja kui sellest ajast veel varasemasse aega minna, siis meil on ju sellised lood, kus ongi distantsid on väga suured, ma ei tea, mingite õukondade vahel, et kirjutada oma armsale kirju, mis jõuavad kord kuus kohale. Täpselt jõuavad kuidagi, kui üldse jõuavad ja siis et see elutempo on hoopis teine ja keegi lubab kellelegi külla tulla ja siis ta läheb oma kaarikusse ja hakkab sõitma ja siis ta võib-olla 7 nädala pärast jõuab kohale, on ju, ja siis ta jääb külla, ma ei tea, 8 aastaks midagi sükest, on ju, et see on mingi hoopis teine maailm, et nende tehnoloogiliste arengutega paratamatult meie eluviisid ja meie elurütm muutub ja siis, kui see on juba muutunud, siis seda ei saa enam nagu kuidagi varjata või eitada. Aga see tundub alati esialgu natuke liiga uus ja natuke liiga võõras, et seda ikkagi nagu lugudesse panna, sest et mingi teatav kahtlus vist jääb sisse, et äkki see on ajutine, äkki see ikkagi nagu ei ole praegu nii oluline, äkki see on praegu mingi siuke moehullus lihtsalt, mis läheb nädala pärast mööda. Muidugi see on selline ka tüüpiline, ma mäletan Hello Interneti podcastis kunagi, kui seda veel tehti, oli minu meelest sellest räägiti, kui tulevad need isejuhitavad autod, et inimene harjub uute asjadega nii kiiresti, et esimest korda, kui sa istud autosse, mis suudab ennast ise juhtida, sa oled nagu tõesti blown away, et wow, et selline asi on võimalik. Ja 5 minutit hiljem sa mõtled, miks ta ei saa nii teha? Et nagu see läheb nii ruttu, täpselt sama need chatbotid asjad, et see on täiesti uskumatu tehnoloogia, aga siis sa nagu saad pahaseks, ta kirjutab natuke sitasti. Et nagu see on nagu selles suhtes alati huvitav ja kõik sellega, mis sina rääkisid, mulle lihtsalt tuleb ette, kuidas see oli vist 96. aasta otseliini saade, kus räägiti tiigrihüppest, kus siis Lauri Leesi rääkis Jaak Aaviksoole ja Sten Tamkivile, kuidas tema ikka tahaks seda, et lapsed loeksid raamatust, mitte arvutiekraanilt Molière'i. Et see on nagu need mured on hästi huvitavad. Aga see põhjus, miks ma üldse tahtsin hakata rääkima AI-st, on
see kultuur, mida täna tehakse nagu vastandina või vastusena või siis nagu sellise protestina selle tehnoloogia vastu, sest natukene aega tagasi, 1. mail tuli välja selline album ansamblilt The Claypool Lennon Delirium. Ma ei tea, kas sa oled kuulnud sellest? Ei, ma ei ole seda sa aga album või seda bändi hõiskasid, et see on fantastiline album. Ja siis ma ei klikkinud sellele linkile, nii et ma ei ole kuulanud seda. See on okei. See, kui sa ütlesid, et see on okei, see tegelikult sind natuke häiris ikkagi, ma näen. Ei, ma mingi osa sinust oli pettunud praegu. Et see album ei ole ka võib-olla kõigile. See on natukene võib-olla siuke, ma ei tea, psühhedeelne rock kindlasti üle kõigile, aga selle albumi pealkiri on, ma pean seda lugema, sest see listi jäi mulle meelde. The Great Parrot Ox and the Golden Egg of Empathy. Claypool Lennon Delirium on siis bänd, mis ühendab endas kahte muusikut. Üks neist on Les Claypool, kes on tuntud kui bassimängija sellises ansamblis nagu Primus. Laiemalt tuntud kui see tüüp, kes laulab South Parki alguslugu võib-olla. See on nagu ainuke koht, kus ma eeldan, et enamus inimesi on temaga tuttavad. Ja Lennon selles siis duos on John Lennoni ja Yoko Ono poeg, Sean Ono Lennon. Ja nad on teinud 3 plaati või see on 3. ja see plaat on kontseptuaalalbum AI-ga seotud probleemidest ja ta on ääretult ägedalt kirjutatud. Seal on selliseid nagu nunnusid, klišeesid loomulikult sellest, et mis on siis ikkagi selle, kas inimese roll on olla ainult lihast masin ja kas on võimalik luua inimest tükist liivast, nagu siis viidates silikoonile või silikaadile. Ja eesti keeles on see sõna räni vist, mida ma otsin siin, ei silikoon ega silikaat, vaid ränist. Kas ränist on võimalik luua inimest? Ja seal on selliseid nagu nunnusid, jällegi väga klišeelikke selliseid sõnade fraase nagu I think therefore I am ja nii edasi. Aga see nagu läbivalt siis räägib sellisest tehisintellekti arengust, mis läheb täiesti käest ära ja see on seotud siis selle Nick Boströmi nagu teoretiseeritud siis sellise nagu kirjaklambri tootmist maksimeeriva masinaga, mis siis lõpuks nagu kirjaklambreid nagu tootes hävitab kogu maailma tema ümber, sest tema ainukeseks eesmärgiks on toota võimalikult palju, võimalikult efektiivselt kirjaklambreid, et nagu masin, mis läheb käest ära. Sa kunagi rääkisid sellest, aga sellest on mäng, selle nimi on mis ta oli, The Endless Paperclip või? Mul on siis Universal Paperclip. Keegi tegi sellest samast nagu Nick Boströmi loost ka mängu. Ja siis see on nüüd siis albumina ka olemas. Ma soovitan väga kuulata. Ma ise ei ole veel kahjuks saanud kuskilt kätt peale sellele vinüülplaadile, sest see peaks tulema koos koomiksiga, mis siis iga loo nagu lugu natukene veel täpsustab. Nojah, see tundub täiesti loomulik, et praegu sellest kõigest mõeldakse ja et selle teemalisi albumeid ilmub nüüd näiteks Rosalia ju samamoodi oma albumi lõi sellise, ma ei tea, kas tervenisti, aga vähemalt osaliselt sellise vastureaktsioonina AI hullusele siis või ma sain aru, et see kontseptuaalselt oli seotud sellega, et ta tahtis kasutada võimalikult palju siis, või nagu võimalikult inimloodud helisid, et eristada just nagu tugevalt sellest nagu tehislikust. Ja huvitav, ma sattusin AI-st korraks rääkima ka siinkohal tervitus Sergole ja Kadrianile, kes teevad väga ilusaid filme ja animeerivad kauneid lugusid ja ma sattusin ühele võttele seoses, ma ei tea, ma vist võin, Sergo andis mulle loa rääkida kõigest. et ühesõnaga Sergo ja Kadrian Rebel Frame'ist, tervitused teile, on juba aastaid töötanud sellise anima lühifilmi kallal pealkirjaga Schrödinger ja mul on olnud au kehastada seal ühte tegelast. Kas sa mängid Schrödingeri?
no jäägu see praegu saladuseks. Okei. Ma saan aru, et kõik ei lubatud, las jääda mingisugunegi saladus ja müstika ikkagi. Ja ma käisin siis hiljuti jälle võttel ja seal me rääkisime sellest, kuidas AI on animatsioonimaailma mõjutanud ja see, mida Sergo rääkis, oli väga masendav ja tegelikult jah, masendav on see sõna, et ühesõnaga, et noh, juba on paljud animaatorid üle maailma tööst ilma jäänud ja Sergo tõi välja, et kui mingit sorti selline haltuura oli veel kättesaadav veel hiljutisel ajal animaatoritele teha kasiinodele neid siuksed lühi animaklippe, eks ole, et ma ei tea, seal lähed mingi masina juurde ja siis seal mingid piraadid ja merineitsid seal seiklevad ja loobivad haardelaegastest münte mängija poole ja need, noh, saad aru, siuksed vaheklipid, on ju. Et kui neid veel hiljuti tegid päris inimesed, et siis näiteks siuksed asjad läksid kohe nagu AI kätte, sest et noh, lõpuks mingil kasiino masinate tootjal on täiesti ükskõik, et kas ta saab sealt oma mingi Instagrami lemmik kunstniku endale palgata või siis ta saab lihtsalt nagu tasuta ära teha selle asja AI-ga, on ju. Ühe kindla kuumaksuga. Jah, et noh, et need mõjud on juba tuntavad ja päriselt see lõhubki teatavaid selliseid lõhub tööturgu, ütleme nii, või see muudab seda sellisel kujul, mis on päris valulik teatud valdkonna inimestele, kellel on mingi teatud spetsiifiline oskus või siuke, kes on läbinud mingi väljaõppe, kes oskavad mingit ühte asja väga hästi teha, et siis suurelt jaolt nagu seda asja saab asendada ikkagi siukse anonüümse peaaegu tasuta AI teenusega, on ju. Aga noh, ma ei teagi, noh, ma kobisesin midagi seal vastu, et see on ühtlasi ka, et siuksed kriisid on ju loomingule head ja nii edasi, on ju, et see ikkagi tekitab mingi teatava siukse vastuvoolu tavaliselt, kust tuleb jälle mingeid uusi mõtteid ja uusi arengusuundasid, aga noh, Sergo jäi endale kindlaks, et noh, et see on ikkagi tegelikult selle tulemus on see, et inimesed jäävad tööst ilma ja siis nad ei tee enam seda tööd. ja selles mõttes see on valdkonnale nagu väga-väga halb ja see ei ole selles mõttes nagu kuidagi noh, inspireeriv või äge, et seal tuleb lihtsalt siis nagu noh, saad aru, et see loob mingisuguse olukorra, kus inimesed ikkagi, kes muidu võib-olla oleks teinud midagi ägedat ja ägeda all ma ei pea siis silmas neid merineitsisid ja piraate, kes seal kasiinos vilguvad, vaid selle rahaga saab nii-öelda arved makstud, aga sinna juurde saab teha midagi lahedat. Täpselt, et see midagi lahedat, mis sinna juurde oleks loodud, et noh, pluss ka tekib nagu aina suurem surve, ma ei tea, mingitele nagu riiklikele asutustele ja fondidele, et siis nagu rahastada neid viimaseid entusiaste, kes veel midagi üritavad teha ja siis nemad omavahel konkureerivad sellele ühele väiksele rahapajakesele, millest niikuinii tegelikult ei piisa mitte kellelegi ja et see on kõik üsna siuke nagu masendav ja nukker. Mulle meenub tuntud rahvamuusik ja viiuldaja Henrik Visla kunagi ütles mulle, et mul on see lause nii hästi meelde jäänud, et muusikat me teeme, aga süldist me elame. Et see meenutas mulle neid piraadivideosid seal kasiinos, aga jah, mul endal on ka nagu pigem hästi negatiivne meelestatus just selles osas, et see kontrakultuur on hästi äge. Nagu jällegi ongi hästi normaalne ja loomulik, et see ühest küljest see AI tulek nagu viib terve hulga inimesi nagu hullult kaasa. Internet on täis siukseid tüüpe, kes kirjutavad, et ma olen just nädal ajaga teinud ära oma kuutöö, vaata minu 10 nippi, kuidas panna oma AI agendid sinu jaoks tööle. Kõik siuke nagu ühtepidi hullud, eks ole. Ja siis sinna nagu alati vastu tekib see selline täielik protestikultuur, kes nagu põhimõtteliselt teeb siis kõike käsitööna, et nagu näidata demonstratiivselt, kuidas tema keeldub nagu tegevust kasutamast. Oota, hoia seda mõtet, ma lihtsalt pistan siia vahele, et ka Schrödinger, see lühianimafilm, mida me koos teeme, on võib-olla hea näide sellest vastuliikumisest, sest et seda filmi
luuaksegi niimoodi, et iga kaader seal filmis ja kes on filmi tehnikaga tuttav, see teab, et ühes sekundis on 24 kaadrit, ehk siis iga sekund on tegelikult 24 pilti, mida sa näed, on ju. Et nad siis maalivad terve selle animafilmi ja iga kaader on eraldi maal. Ma just mõtlen, et siis teeks nagu veits seda cheatimist, et teeks 12 kaadrit sekundis, mis ei ole küll kõige nagu puhtam, aga... Ma ei ole kindel, kas nad 24 kaadrit sekundis. Aga igatahes on seda palju. Aga seda on väga palju ja noh, pole ime, et see kõik on võtnud umbes 7 aastat aega, aga jätka oma mõtet. Ei, noh, selles suhtes, et noh, nagu alati tekib see kontrakultuur ja see on hästi äge ja reaalselt ma siin, noh, kahjuks ei jäänud meelde, et niimoodi interneti scrollides sattusin mingisuguse kirjaniku peale, kes ütleb, et selleks, et ta tekstid nagu ilmselgelt oleksid inimesse kirjutatud, nüüd ta topib sinna sisse hästi palju kõnekeelt, et noh, et ta ongi hakanud kirjutama nagu võimalikult jämedalt ja selliselt nagu kõnekeelselt just sellepärast, et ei tekiks kahtlust, et tegu on nagu tehisintellekti poolt genereeritud tekstiga. Et see on nagu muutnud väga palju juba ka seda, kuidas üldse on võimalik tänapäeval mingeid mõtteid edasi anda ja see on ühest küljest nagu huvitav. Aga ainuke viis, kuidas see kontrakultuur saab tekkida, on siis, kui see nii-öelda asi iseenesest muutub kultuuri osaks ja muutub selleks nagu mainstreamiks ja noh, et siis me jõuame sinna, et töökohad kaovad ja inimesed nagu on asju, mida ei ole enam mõistlik raha eest tellida, sellepärast, et sul on masin, mis teeb selle lihtsalt ära. Ja sellega kaasneb ühest poolest nagu selline, noh, tehnoloogia areneb, nii alati juhtubki, aga teistpidi see on nagu hästi kurb, et me seda inimloomingut, mis on olnud võib-olla selline nagu inimese vaimu sellisem kõrgeim väljendusviis ja asi, mille üle me alati saame olnud uhked olla, et me seda siis nagu niimoodi commodity'ks muudame, aga noh, eks on neid tehnoloogiaid ka varem olnud, lihtsalt ma kardan või kahtlustan, et päris niimoodi ei ole, et seda retsi plausti, mida tänapäeval saab teha, nagu varem pole saanud teha, et internet on täis endiselt ka laule, kus keegi võtab kellegi SMS-i sõnumite vahetus, vabandust, see oli nüüd üks vana inimese sõna SMS, et chati nagu vestluse ja siis laseb sellest kantriloo genereerida, et päris nagu siukest plausti me pole saanud teha. Ja nüüd me saame seda masside viisi toota. Ja. Nii et jah, ma ei tea, mul ei ole midagi lisada vist selle teema juurde. Ma siia lõppu võib-olla mainin ära veel lihtsalt sellise nagu et lõpetaks positiivsel noodil, siis ma sain see nädal just kätte ühe ääretult ilusa plaadi, mis on täielikult inimese poolt loodud. See on meie kuulaja Teele plaat Eluga valssi. Ma näen, see on sul ilusti pandud siia seinale. Väga ilus vinüül, ilus kujundus vaatab meile vastu sealt. Ja, nii et ma soovitan, kellel võib olla huvi kuulata seda plaati. See on, ma ei tea, ma pean pärast ta Teelelt üle küsima. Ma praegu ütlen, et see on täielikult inimloodud inimmuusikutega, sest nii on kõik kirjas. Ma eeldan, et siis ka nii on. Nii sa Teele saadab seal küsimärke, mida? Ma ei ole midagi loonud. Ma ei ole kunagi ühtegi muusikapala teinud. Saad öelda, et keegi on minu näoga ja minu nimega plaadi välja andnud, see peab olema AI. Kus juures King Gizzard and the Lizard Wizard, üks minu suuri lemmikbände ja ka psühhedeelse rocki viljalejad, läksid Spotify'st ära, noh, erinevatel põhjustel. Viimane põhjus, mis neid nagu lõpuks ära ajas, oli see Spotify omaniku siis investeeringud kaitsetehnoloogiatesse või siis nende vaates sõjatehnoloogiatesse. Nemad siis said pahaseks, et pärast seda, kui nad ära läksid, on Spotify'sse tekkinud siis terve hulk AI nagu siis mitte covereid, aga siis, et AI püüab genereerida nende stiilis muusikat nimedal, mis viitaks inimestel justkui nagu need oleks nende plaadid. Et noh, tegelikult siukest stuffi, et varastame artisti nime ja näo ja laseme terve hulga jura välja, ikka tehakse küll. Ma loodan, et seda pole Teelega tehtud. Ma olen kindel, et see plaat on tulnud tema kätte vahelt, isegi kirjutas siia mulle ilusad soovid peale, nii et... Kas sa nägid, kuidas ta seda kirjutas? Ei näinud. No võt, siis sa ei saa olla kindel ikkagi. Kurat. Me ei tea. Kui palju sina mäletad oma lapsepõlvest, 90-ndatest Eestis vabanemise ajast ja meie nii-öelda siis sellest ajast, kui me olime just vabanenud Nõukogude Liidust ja liikusime Euroopa Liidu poole? Mäletad sa oma esimest Coca-Colat? See
see küsimus, mõeldes sinu küsimuse peale, ma mõtlen ühtlasi ka selle peale, mida sa ütlesid kirjutamise kohta, kuidas kirjutamine on osa mõtlemise protsessist ja ma ise tunnen sama, ma ise näen kirjutamist samamoodi ja ühtlasi kirjutamine on üks viis mäletada asju, mitte ainult mälestusi talletada või nagu ajalugu jutustada, vaid see on ka üks viis, kuidas ma üldse saan teada, mida ma mäletan ja mida ma ei mäleta. Ja huvitav, et sa seda küsid, sest ma praegu loen ühesõnaga see on keskealiste meeste raamatuid. Jah, põhimõtteliselt ma loen Knausgaardi Minu võitlust, mitte segi ajada ühe tuntud diktaatori samanimelise teosega. Okei. Knausgaard. See on nagu cover. See on see AI cover, mille ma Spotify'st leidsin. Knausgaard on ühesõnaga Norra kirjanik, väga ilmselt üks edukamaid ja kultuslikumaid siukseid praeguse aja Euroopa autoreid, vähemalt viimase 10 aasta jooksul on. Selle saate pealkiri võiks olla nagu, mul on siuke tunne, et ma loen Minu võitlust või siis vastupidi, et mitte segi jääda kuulsa diktaatori teosega. Või siis saab lihtsalt pannagi Minu võitlus, aga saksa keeles panna see pealkiri. Saate pealkiri, popkulturistid. Lihtsalt, et klikke saada, sest et me tahame klikke saada. Me tahame klikke, jah. Ükskõik mis hinnaga. Võib-olla sinu see striimer, kui sa räägid, et sul ei ole ühtegi vaatajat sinu mängustriimidel. Kui sa paneksid selle striimi, kui sa oma konto username'iks paneksid Minu võitlus ja siin striimid oleksid Minu võitlus saksa keeles ja osa 1, osa 2. Ma arvan, et see tõmbaks ligi teatud vaatajaskonda. See kõnetaks. Ja vähemalt see on koht, kust alustada. Sa võid hiljem mingi rebrandingu teha, mida iganes, aga lihtsalt pakun. Lihtsalt süke soovitus. Knausgaard ühesõnaga räägib ka nagu, ühesõnaga, ma ei tea, mida ma jahun siin, nagu ma üritan ma küsisin, kas sa mäletad oma lapsepõlves, sa räägid mulle Knausgaardist. Ma räägin sulle, kuidas ma loen Minu võitlust, mitte segi ajada siis tuntud diktaatori samanimelise teosega. Aga miks ma seda mainin, on see, et selle teose iva ongi selles, et ta kirjutab lahti, mida ta üldse mäletab. See on teatud mõttes, ma arvan, piinarikas lugemine teatud tüüpi lugejale, keda siuke kirjandus võib-olla üldse ei huvita. Minu jaoks on väga-väga põnev, sest et see on nagu jabur, kui palju koorub välja inimese, ma ei tea, olemuse ja üldse elu kohta, kui lihtsalt süveneda kõige argisematesse igapäeva detailidesse ja lihtsalt jutustada, et mis päeval juhtub. Ilma, et seal üldse oleks mingisugust lugu kui sellist või mingisuguseid, ma ei tea, selliseid draama kolmnurkasid või nelinurkasid või mis iganes nagu selliseid suhtedünaamikaid, mida me võib-olla leiame mingist traditsioonilisemast, ma ei tea, põnevikust või mis iganes. Et see kuidagi, et ma olen praegu sellel lainel, et läbi kirjutamise me saame aru, mida me üldse teame või oleme kogenud või mäletame. Nii et ma suure huviga kuulaks, mida sa räägid mulle Lea Upi raamatust ja ma arvan, et see, mida ma mäletan või ei mäleta 90-ndatest, seda ma hea meelega uuriks kunagi, kui mul tekib päriselt kihk lahti kirjutada see kõik. Et praeguse seisuga mul on siuke tunne, et see on nagu mingisugune fotoalbum, mida ma pole kunagi avanud ja seetõttu ma ei oska sulle öelda, kui palju ma mäletan, aga ma tean, et ma midagi kindlasti mäletan. Ma mäletan, kuidas lipp ära vahetati. Okei, see on tegelikult võimas, sest ma olin vanaisa kukil. Jah, ma tahtsin rääkida paar sõna Lea Upi raamatust Free, vabadus või vaba, ma ei teagi, kuidas seda eesti keelde tõlkida. Mu töö viis mind eelmine aasta 2 korda Albaaniasse, Tiranasse ja viimane kord seal olles ma ostsin omale selle raamatu ja ma lõpuks jõudsin selle läbi loetud. Tegu on siis Albaania kirjanikuga, inimesega, kes oli laps 90-ndatel, kui siis ka nende riik vabanes nende diktaatori Anwar Hoxha
isegi ma ei teagi, kuidas seda nime hääldada, aga oletame, et ma hääldasin kuidagi õigesti, Küüsist ja see raamat nagu algab veel sellega, kus nad on osa siis sellisest kommunistlikust riigist, kus ülistatakse, kummardatakse oma tähtsat siis diktaatorjuhti, midagi negatiivset öelda ei tohi ja ta nagu tajub sellist ebamäärasust kogu aeg, kus tal on lapsest või nagu sünnist saati mingeid lugusid räägitud, aga samal ajal ta nagu tajub ja näeb, et näiteks ta vanemad nagu käituvad imelikult mingil määral, nende hästi jutud on kuidagi imelikud, ebamäärased ja ei ole selge, mis nagu päriselt ikkagi vanaisaga toimus ja kust ikka vanaema nagu nooruspõlves tuli ja hästi palju sellist ebamäärasusi, kuni siis lõpuks diktaator kukub, vabadus saabub ja järsku siis ka talle räägitakse mingeid asju, mis on täiesti nagu uskumatud ja millest ta aru ei saa, et tegelikult vanemad pole kunagi hinnanud, uskunud või toetanud siis seda diktaatorit ja nagu järsku saabub suur vabadus ja sellega kaasnevad siis lisaks sellele vabadusele ka terve hulk nii põnevaid asju nagu riigi ülesehitamine kui ka siis vaesust, kannatust, keerukusi, ebamäärasusi. Väga huvitav on ka see, et ta nagu vanemad siin raamatus on hästi põnevad, et isa on selline natukene idealistlik, täpselt ei saagi maailmavaateliselt aru, kuhu kaldub, natukene vasakpoolne, suur revolutsionäär, aga samas nagu ei taha ka väga kindel olla oma uskumustes, aga ema on siuke nagu nii kui vabadus tekib, siis ta astub parteisse ja on siuke tõsine Margaret Thatcheri jälgija ja liberaal, kuni siis selleni välja, et kuidas ta siis üldse näeb näiteks naisõiguslust ja kõiki selliseid asju rääkides, et seal läänes on ikka nõrgad naised, et meie siin oleme saanud meestele nii söögi tehtud, lapsed kasvatatud, tööl käidud, kaevanduses igal pool. Nemad räägivad siin, et ei saa kõike korraga teha ja tead siuksed nagu hästi huvitav selline nagu väga isiklik vaade ühe riigi vabanemisse nagu diktaator ja kommunistliku režiimi pealt. Ja selle lugemine pani mind hästi palju mõtlema nagu kahest asjast. Esiteks, mis mulle selle raamatu puhul ülimalt meeldis, on see, kuidas ta on suutnud kahte väga selget keelt kasutada. Ma mõtlen siin nagu selles mõttes, et ta kasutab väga selgelt lapse häält, kui ta räägib oma lapsepõlve mõtteid. Ja see mõjub ääretult siiralt, et nagu tõesti nagu laps mõtleks. Ja siis, kui ta nagu mingitel hetkedel analüüsib seda, siis see nagu loeb nagu tema täiskasvanud inimese hääl. Ja see vahe on ääretult huvitav ja tekitas nagu mus palju küsimusi ka sellest, et minul on väga vähe mälestusi oma lapsepõlvest. Loomulikult on nagu mingid mälupildid koolist ja sõpradest ja millest me mängisime, vanematest, perest, vennast, kõik siuksed asjad, mul on nagu mälestusi sealt. Aga kui ma peaks hakkama nagu kokku panema mingit nagu selget narratiivi, siis ma tegelikult ei oska seda päris hästi teha, mul puudub selline väga selge pilt oma lapsepõlvest ja ma ei tea, kui palju inimestel seda on, et kas see on lihtsalt kuidagi minu mäluga midagi või enamik meist väga hästi ei mäleta ja paneb selle kokku kuidagi teiste inimeste lugudest. Ja teine, mida ma mõtlesin, et ma ei mäleta väga palju midagi Eesti 90-ndatest Eesti riigi vabanemisest. Mina sündisin 87. aastal, 91. aastal ma olin 4-aastane ja vaevu oli mul tekkinud üldse nagu midagi sellist, mida saaks nimetada nagu pikaajaliseks mäluks. Ja väga vähe sellest ajast, mis üldse siis toimus, on mul kuidagigi meeles mingilgi viisil. Mida ma mäletan, on Euroopa Liiduga liitumine, sealt mul hakkab nagu vaikselt mingi mälu tekkima sealt 2000ndate algusest või 2000ndate algusest. Aga ma ei mäleta kõike seda, millest ma olen hiljem filme vaadanud. Näiteks üks mu lemmikfilm on Rodeo, mis räägib siis Mart Laari esimesest valitsusest. Ma teadsin, et sa nüüd mainid seda. Ja, see on mul meeles sellepärast, et ma olen seda filmi näinud. Aga seda, mis toimus nagu maailmas sel hetkel mu ümber, ma peaaegu üldse ei mäleta. Aga ühesõnaga, et sa tunned, et sinu selline täpsem ja kuidagi selgem ajaloo narratiiv algab sealt Euroliidu. Jaa,
noh, kuskilt 2000 algusest, kus ma olin juba teismeline nagu vaikselt. Ja see on noh, mingil määral üsna kurb, sest 90-ndad meeletult huvitavad mind. Ma olin siis laps ja see, mis Eesti riigis nagu tehti, kuidas see kõik arenes, see on ääretult põnev ja oluline mulle. Ja selle Lea Õpi raamatu lugemine kuidagi tekitaski tunde, et ühest küljest nagu kahju, ja teist küljest, et mul nüüd, me jõuame tagasi see saate algusesse, et poolel olevad projektid, eks ole, et mul tekkis mõte, kuidas seda olukorda lahendada, mis on ääretult ajamahukas ja ilmselt see on üks nendest projektidest, mida ma võib-olla alustan, aga kindlasti kunagi lõpuni ei vii. Ma mõtlesin, et hakata tegema intervjuusid inimestega 90-ndatest. Ja alustades oma vanematest, et mõlema vanemaga teha eraldi intervjuud, et ma saaksin nagu natukene sarnase pildi oma lapsepõlvest, nagu Lea Õpi siin räägib, sest noh, siiralt mind väga huvitab kas või see, et näiteks mida mu vanemad mõtlesid, kartsid, lootsid, ootasid, kui Eesti vabanes. Need kõik mõtted, asjad, kõik need hirmud, neil olid peas, millest esiteks ma ei tea, sest ma ei mäleta, aga teisest ega ma lapsena polekski ju saanud aru täpselt samamoodi nagu siin, kui laps on, eks ole, kasvanud üles koolis, kus talle räägitakse, kui tore on onu Envar, ja siis ta läheb koju ja räägib, et ta tahaks pilti tähtsast onust ja et kustame ikka ilusas raamis ja siis vanemad räägivad talle, kuidas tead, et see raam ikka vajab õiget tellimist ja õiget suurust, et katsume, vaatame tulevikus äkki sulle sünnipäevaks, et laps ei saa aru, miks ta vanemad ei taha talle suure diktaatori pilti seinal osta, et et see on nagu täiesti teine nagu nägemus sellest, mis tol hetkel toimub. Ja mind meeletult suvitab, aga kas oma vanuse tõttu või mille iganes tõttu ma väga-väga vähe nagu tajun seda maailma tollest hetkest. Ma arvan, et see ongi loomulik mitte nii täpselt mäletada, kuidas see poliitiline foon ja need ajaloolised sündmused sinu igapäevaelu lapsena mõjutasid, sest et laps tavaliselt ikkagi ei mõtle poliitika peale üldse ja kuskil on mingi Ameerika president ja kuskil on keegi teine vuntsidega mees või mis iganes ja siis nad on mingid siuksed abstraktsed kujud kuskil taustal, aga seda, et päriselt see võiks minu elu mõjutada või mis iganes, et see taju ikkagi tuleb millalgi hiljem, kui inimene hakkab nagu laiemalt mõtlema. Ma ei tea, aga samas ma arvan, et läbi selliste argiste detailide, nagu sa mainisid, et seal see tegelane tahtis saada pilti ja siis vanemad ei toonud talle seda diktaatori pilti. Et need on täpselt need siuksed argielu momendid, mille tagant on võimalik näha mingit palju suuremat sellist ajaloo mõõdet ja eks jah, nagu iga inimene ei ole oma loomu poolest nii hea kirjanik võib-olla kui Lea Õpi. Mis õige perekonnanime hääldus on siis? Ta ise nagu seal raamatus ütles hästi tihti Õpi, nii et või see, kes seda ette luges. Ma siinkohal pean mainima, ma hoian käes paperraamatut, mille ma ostsin, mis mul on olemas, aga ma kuulasin seda Audible'is. Sest see on see viis, kuidas ma tänapäeval raamatuid läbi saan. Et jah, et igaüks ju mõtleb erinevalt ja mäletab erinevalt ja kirjutab erinevalt ja ma ei arva, et kõik inimesed peavad olema nagu jutuvestjad. Mõnel on mingi muu eneseväljendusviis loomulikum ja kuidagi lihtsam ja nii edasi, aga lihtsalt mulle praegu meenus sind kuulates, kuidas Merle Karusoo vist Plektrumi saates veel mitte liiga kaua aega tagasi ütles midagi sellist, et iga inimene ikkagi peaks oma elus kirjutama raamatu oma mälestustest. Umbes nii ta ütles, et mälu ja mälestused on asjad, mida tegelikult me ei tohi endaga hauda kaasa viia, sest et see on nii oluline selline, ma ei tea, see on aare ikkagi, mida on vaja ka teistel ja mida tuleb jagada teistega, et mõtle, kui siit ühesõnaga, siin on juba minu enda
tõlgendus on ju, et need ei ole enam karusoo sõnad, aga see pani mind mõtlema sellest, kui vägev see oleks, kui meil oleks näiteks, ma ei tea, sugupuud vaadates sa saad haarata sealt iga oksa pealt ka mingisuguse teksti, mille see inimene on kirja pannud. Isegi kui see on, ma ei tea, ainult mingi 10 lehekülge või midagi, ma ei räägi, et see peab alati olema, ma ei tea, 3000 lehekülge mälestusi, et minu lapsepõlv, minu kujunemisaastad, minu ülikoolipõlv, mis iganes, kuigi see oleks ka äge. Aga midagigi, noh, et kuidas see inimene, millises maailmas ta elas, mis oli tema argipäev, kellega ta suhtles, millisest, ma ei tea, millises majas ta elas, kas tal oli seal, saad aru, et mis see eluolu oli, et see oleks, et see kõik oleks nagu nii, see aita, sest et ma arvan, et lõppkokkuvõttes mälu, ma arvan, et sa ka hakkad mäletama oma lapsepõlve rohkem, kui sa loed teiste inimeste mälestusi sellest samast ajast, sest et me tegelikult ju elame ikkagi samas maailmas kõik. Ja sinu impulss rääkida oma vanematega on selles mõttes igati loomulik, ma arvan, et see ongi ju see koht, kust alustada. Nemad olid seal samas juures, kui sa sündisid. Nad paljuski olid süüdi selles, et sa üldse sündisid. Ja ma süüdistan neid siiamaani selles. Ja nad on seda kõike ju sinuga kaasa teinud, on ju. Et loomulikult see on nagu see kõige esimene koht, kust alustada ja ma arvan, et selliseid vestluseid inimestega pidades hakkad sa järsku avastama, et tegelikult sa mäletad oluliselt rohkem, kui sa praegu arvad, et sa mäletad. Mulle ma praegu just meid kuulates siin ma sain aru, kui nagu uskumatu pöörde me oleme teinud popkulturistide 10 aastaga, kuidas me olemegi saavutanud selle, et me oleme nagu ideaalne keskealiste meeste podcast, kes me räägime sõjaraamatute lugemisest, sugupuu uurimisest, 90ndate poliitikast. Võimas. Väga võimas. Väga võimas. Nii et see on see, mida on võimalik 10 aastaga saavutada. Kui vaeva näha. Kui vaeva näha, on võimalik jääda keskealiseks. Nii et soovitan ka kuulajatele, kui te ei ole juba omadega seal. Palun liituge meie Discordiga, palun tulge meie Facebooki, Instagrami vist väga tihti midagi ei postita, aga kui meil on tulemas nüüd mingi sünnipäevapidu siin suvel. Rõhksõnal kui. Rõhksõnal kui. Siis me kindlasti postitame selle kohta, me väga tahaks teid seal näha, oleks hästi tore, kui sinna tuleks rohkem kui meie ja meie pere, nii et ma loodan, et te leiate selle võimaluse meiega tulla seda 10. sünnipäeva tähistama, kui me seda tähistame. Aga me püüame teha midagi. Jep. Tšau.